Nagu ütleb üks vanasõna, raske õppusel kerge lahingus. Selleks, et hakkama saada kriisiolukorras, korraldas Päästeliidu tehnilise päästeüksus õppuse. Paneme kiivri pähe ja läheme vaatame, millega mehed tegelevad. No selline õppus on vajalik ennekõike selleks, et olla valmis igasugusteks olukordadeks, sealhulgas nii looduskatastroofideks, kui ka me ei saa ära unustada seda, et täna Euroopas valitsev olukord peame arvestama seda, et meie naaber tegutseb ettearvamatult ja me peame olema valmis ennekõike elanikkonnakaitse mõistes ja see õppus täna suuresti tegelikult keskenduski elanikkonnakaitse teemadele, mida me oleme siis aasta jooksul tehnilise päästeüksusega õppinud ja täna siis nii-öelda kulmineerus see õppeperiood siis nii nimetatud siis kontrollõppusega. Mida siis täpsemalt tehti? Kõigepealt suunati külainimesed varjumiskohta, seati sisse varjumiskoht, seati sisse inimestel võimalikult mugav olek, kui varjumiskohas üldse seda nimetada saab mugavaks. Viidi läbi inimestele esmaabikoolitus seal samas varjumiskohas. Seejärel tehnilise päästeüksus kaardistas õhurünnakus kannatada saanud hooned, tegi ohu ja riskianalüüsi, hindas neid ohtusi, mis oli võimalik ära likvideeriti ära, seejärel siseneti hoonesse, hoone toestati, et seal sees oleks üldse võimalik mingisugust tegevusi teha ja kogu selle hoonesse sisenemise ja toestamise eesmärk on siis leida kannatanuid. Tehnilise päästeüksus on nüüd natuke üle aasta saanud toimetada, et millises seisus üksus on? No ütleme ikka palju paremas kui aasta tagasi. Ega see on nagu Tallinna linnaga, et ega ta nagu lõpuni valmis ju vist ei saa kunagi. Varustust, tehnikat, mida meil täna ei ole, aga mida me nagu loodetavasti sellel aastal juba saame hankida. Ka isikukaitsevarustust, õppida veel varingupääste võimalusi, miks mitte veel rohkem ka erinevaid maastikuotsinguid, nii et selles mõttes see tööpõld on lai. Kas ja kui palju siis liikmeid juurde veel võtta on võimalik või vajadus? Täna on meil nimekirjas suurusjärgus 150 inimest. Me oleme niimoodi vaikselt alustanud, vaadanud, kuidas see asi käima läheb, kaasanud vabatahtlikke päästjaid, aga meil on nüüd suure tõenäosusega selle aasta teises pooles või lõpupoole. Me ikkagi hakkame nagu seda laiemalt seda kaasamist tegema ja kampaania korras ka võib-olla niimoodi avalikumalt, et näiteks need inimesed, kes tahaks osaleda, aga kellel endal kodukomando puudub, siis kui nad teevad ära esimese ja teise astme vabatahtliku päästja koolitused Päästeametis, siis nad saavad meile liikmeks tulla, nende kodukomandoks saabki see tehnilise päästeüksus ja saavad sedapidi panustada.